Kui kokku saavad targad ja andekad noored, algab tõeline taibude lahing. Teadusvõistluses Rakett 69 oleme näinud põnevaid lahendusi teadlaste koostatud ülesannetele ja pingelisi duelle, kust väljusid võitjatena vaid parimad. Möödunud nädalal sähvisid leegid ja kõlasid paugud, sest 7 edasipääsejat püüdsid 11 teadusteatris üle trumbata. Duellis astusid taaskord vastamisi Markus, Rene ja Daniel. Nüüd oli Markuse kord Daniel koju saata. Täna jätkub võistlus Jõhvi kontserdimajas Entrumi öösessioonil. Entrum on Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss, mis innustab sel õppeaastal Ida- ja Lääne-Virumaa koolilapsi. Ka neil käib oma võistlus. Kevadel valitakse parima startupi looja. Meie võistlejad võtavad noored üheks ülesandeks kampa. Saadet juhib Aigar Vaigu. Tere õhtust! 15 alustajast on alles jäänud 6 parimat. Rakett 69 võitja saab 10 000 euro suuruse teadustipendiumi ja ilma sisseastumiskatseteta õppima minna Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli. Tänase saate lõpuks astuvad 5 noort tubli sammu lähemale raketi võidule. Minuga koos jälgivad mängu Tartu Ülikooli õppejõud Heli Lukner ja Mart Noorma. Võistlustules on 3 gümnasisti. Tuletõrjesportlane Kaarel, olümpiaadihai Tiit Hendrik, kosmosehuviline Markus Rene ja 3 tudengit, insener Jan-Erik, füüsik Karl ja keemik Arnold Rein. On alles jäänud ainult kõige paremad ning nende võitmine saab olema kõige raskem. Mitte ühtegi vastast ei tohi alennata. Võidujanu on mul olnud esimesest saatest alates ja see on siiamaani alles. See on ju see, mis motiveerib. Täna lahendate 2 ülesannet. Esimese individuaalselt ja teise võistkondades. Kes võidab esimese ülesande, valib endale tiimikaaslased järgmiseks ülesandeks. Teine ülesanne on aga väga oluline võita, sest kaotajad lähevad kiiresse lõppmängu, kus 3-st 1 peab saatest lahkuma. Seega, võitja valib tiimikaaslased, kellest kaotuse korral saavad hoopis vastased. Rõhk oleks kindlasti sellel, et me suudaks duelli vältida, mitte sellel, et ma duellis suudaks neid alistada. Oma tiimi tahan ma Jan-Erikut ja Karli. Jääksin ikka enda sinise tiimi juurde. Alustame võistlusega. Teie esimene ülesanne on ehitada rakett ja mehhanism, millega see rakett lendu lasta. Teil on antud torud, paberid, pudelid, jalgratta siserehv ja töövahendid. Kes esimesena lennutab raketi märklauale, saab valida meeskonnakaaslased, kellega hakata lahendama teist ülesannet. Kas olete valmis? Alustame! Kuidas seda raketti lennutada? Mis peab see agregaat olema, et ma saaks talle hoo anda? Meil on kasutada jalgratta sisekuum. Ma saan selle kuidagi kokku voltida ja sellest töötsa teha. Pärast üürikast proovimist nähtus, et see ei ole väga võimalik. Nii palju erinevaid asju, millest ma ei suuda adekvaatset süsteemi kokku panna. Tuleb võtta lühike sirgjupp, panna see toru otsa, avaldada survet ning loota, et ta lendab kaugele. Mulle meeldib see, mida võistlejad teevad. Me saame siit ülesandest 6 täiesti erinevat lahendust. Rakett ise peaks olema selline, et on nagu pikliku kujuga. Selles võistluses edukas rakett võiks olla umbes nagu sulgpalli pall. Eest raske, tagant kerge. Siis lendab ta stabiilsemalt. Ma üritasin teda nagu kaubanduslikumalt panna välja nägema. Ma panin sinna sellised labad taha. Pinge kasvab, sellepärast, et nüüd on kõik enda eest väljas. Esimeses ülesandes on oluline kiirus. Kiirelt esimene prototüüp paika saada, kiirelt seda testida, kiirelt analüüsida, mis läks valesti, parandada ja siis minna uuesti testima. Pudelit ja toru saab kasutada kahurina. Kui võtta pudel, lisata sellele stabilisaatorit, siis ta lendab.
nii suure raketi lennutamiseks on vaja väga palju jõudu. Ma kahtlen, kas Jan-Erik suudab nii kõvasti lüüa pumpavat pudelit, et teine pudel lendaks kaugel asuva sihtmärgini. Nägin, et ta lendas väga hästi, hoidis niha eespool ja see võiks toimida. Kes valib suure pudeli, kes torujopi, kes teeb paberist raketi. Milline neist on kõige edukam? Varsti näeme. Arnold Rein esimeseks stardiks valmis. Oled valmis? Ja. No palun vali endale stardiplatvorm. Teen oma esimese katsetuse. Ta on minust nii palju ees ja seda ülesande võitu ei tulegi. 3, 2, 1, start! Arnoldinu rakett ei lenda sellepärast, et see on toru küljes liiga kõvasti kinni ning samuti on rakett liiga raske. Ma pean selle õrnemalt kinnitama. Minu lahendus pudelit ei kasuta, mina pean lihtsalt kummi hästi kõvasti pingule tõmbama ja selle lahti laskma. Panen 2 toru kõrvuti teibiga kokku ja siis sinna keskele saab minna rakett, mis mööda nende 2 toru siis vahelist alalist libisema peaks. See kummirõngas on mul vaja kinnitada nende 2 toru külge. Karl, stardiks valmis. Huvitav, kas nüüd siis selgub see võitja? 3, 2, 1. Vaadates selle sihtmärgi kaugust tundub see ikka väga raske ülesanne. Selleks, et anda raketile suur algkiirus, tuleb raketi mass viia võimalikult väikseks. Voltige paberist 1 toru ja see ongi rakett. Minu jaoks on tähtsam ehitada agregaat, mis paneb raketi lendama kui rakett ise. 2 pudelit on hea, sest siis on rohkem õhku, mis liigub, tekib suurem surve ja rakett lendab kaugemale. Põhimõtteliselt on 2 pudeli süsteem topelt efektiivsem kui 1 pudeliga. Ma teen nendest paberitest toru, kinnitan teibiga, et nad oleksid ühtlaselt koos. Jan-Erik, kas sa oled valmis? 3, 2, 1, start! Pudel oli sul juba liiga hästi kinni ja siis ei saanud üldse minema. Jan-Erik, kas sa kontrollisid, kas su toru oli hermeetiliselt suletud? Sellepärast, et kui toru ots ei ole kinni pandud, siis läheb õhk sealt kaudu välja ja loomulikult rakett ei stardi. 3, 2, 1, start! See ülesanne koosneb 2 osast. Rakett ja raketi lennutamise mehhanism. Võistlejad on raketi sootuks unustanud. Stardiks valmis. Utsitab väga palju kiiremini tegutsema. Mida rohkem teised katsetavad, seda suurem on tõenäosus, et keegi saab õige vastuse. 3, 2, 1, läks! Pabertoru ei kata avapiisavalt tihedalt ja õhk vuhiseb sellest lihtsalt mööda. Nüüd läheb väga pingeliseks. 3, 2, 1, läks! Ei saa oma hoogu kätte. Tiit, Henrik ja Kaarel peaksid hakkama kiirelt katsetama, et nad jõuaksid oma süsteemis täiustusi teha. Minu süsteem oli vaja kõigepealt valmis ehitada ja siis katsetada. Miks peab olema õhkkahur? Miks ma ei või kasutada katapuldi mehhanismi startimiseks? Tiit Henriku seadeldis ei ole rakett. See meenutab rohkem sellist keskaegset katapulti, mitte rakett. Iga kord, kui ma näen, et keegi läheb katsetama, käib korra väike närv läbi. 3, 2, 1, start! Ma oleks pidanud rohkem keskenduma raketile. Tundub, et mu idee on loksumas paika. Kas see ikka lendab sinna õiges suunas, õigesse kohta? 3, 2, 1, start! Aplaus! Palju õnne, Markus Rene! Sina oled selle ülesande võitnud ja võid endale valida
kaaslased teiseks ülesandeks. Kui võidate, pääsete kindlalt järgmisesse saatesse. Kui aga kaotate, saavad neist kahest sinu vastased. Kelle valid? Ma valin enda võistkonnakaaslasteks Kaarli ja Tiit Hendriku. Esimene ülesanne näitas, et Tiit Hendrik ja Kaarel on hästi kaalutlevad inimesed. Teise võistkonna moodustavad siis Arnold Rein, Karl ja Jan-Erik. Alustame teise ülesandega. Ma oleks valinud täpselt sellise võistkonna, nagu mulle jäi. Nii et sisuliselt juhtus kõige parem võimalik lahendus. Ja meil on suured šansid võita. Kaarel, Tiit Hendrik, Markus Rene. Teie olete üks meeskond ja teine meeskond on Jan-Erik, Karl ja Arnold Rein. Olete valinud nõnda, et ühel pool on gümnasistid ja teisel pool tudengid. Tudengite ja gümnasistide vastasseis on põnev. Raske öelda, kas me saame hakkama või mitte, aga kindlasti me anname endast parima. Kes teeb kellele ära? Kas olete valmis teiseks ülesandeks? Ja. Ehitage seade, millega saali otsas olevalt QR-koodilt info välja lugeda. Võidab see, kes seadme abil esimesena koodil oleva vastuse ütleb. Alustage. Okay. Kuidas nad suudavad meeskonna toimima saada koosluses, kus nad varem pole olnud? Väga põnev vaadata. Ilmselgelt siin on absoluutselt mitte midagi. Tuleb esmalt saada QR-koodist terav, kuid seest suurendatud pilt ning seda skännida. Seda on kindlasti vaja koondada, ehk siis meil on vaja sellist läätse, sest see on siitpoolt sile ja siitpoolt kumer. Jah. Ja see on üsna palju läätsi, millest peab valima õiged välja ja õigesse järjekorda ka veel panema. Milliseks see pildi muudab? Okei, siit ei loe midagi välja. Skilli mäletab? Ei. Kas meil piiatsit on või? Meil on tahvel ja kirjusvaid. Okei. Geomeetriline optika on asi, mida ülikoolis õpitakse teisel aastal. Tõenäoliselt gümnasistid õppisid vähem aega tagasi midagi optika kohta kui meie tudengid. See tähendab seda, et ükski meie ülikooli tudengitest ei ole eelisseisus gümnasistide eest. Eriti valus on see, et ma mäletan veel oma füüsikavihikut, kus on kõik skeemid teleskoopide kohta olemas, aga ma lihtsalt ei mäleta, mis seal kirjas oli. Süsteemi optiline tugevus on võrdlusel osade summaga. Nüüd teine meeskond teeb ära. See on tegelikult 8. klassi füüsika. Siia me saame läätsed panna vahele ja siis sättida siit kaugusi. Ehk siis see lääts, sest et see on siit. Peame kumerate läätse abil hakkama hajutama. No nõgus läätsega ikka. Enamus on siin kumerläätsed, meil on ainult mingi paar nõgusat pinda. Okei, aga alustame sellest, et üritame mingi asja kokku saada. Need ligisevad siin peal. Optikuna on mul valus vaadata, mida teevad ülikooli tudengid optikahoidjatega, kuid usun nende potentsiaali. Küll nad välja nuputavad, kuidas läätsehoidjad korralikult postide otsa ja kelkude peale käivad. Loomulikult me tahame võita. Need lähevad mõeldud siis niimoodi siia sisse. Tundub sobivat, saab kinni võtta, püsib paigal ja saab nihutada ja paika panna. Paneme näiteks selle asma korra kumerläätse. Mis järjekord see siin on? Ei, see siin on nõgus. Esimene on nõgus lihtsalt. Mul läheb suuremat nõgust vaja. Seal ei ole suuremat nõgust, see probleem ongi. Jaa. Lihtsalt kui me kolmekesi tahame kõik erinevaid asju proovida, siis paratamatult tekib segadus. Kui me saaks sellest teha ühe pika pimeda kambri. Aitäh, ei näe midagi praegu. Okei, see ei muuda palju. Nüüd on kõige tähtsam iga võistleja jaoks leida tasakaal oma aktiivse panuse ja teiste kuulamise vahel. Me peaks äkki jahkama kutid, tulge vaadake nüüd seda. Võtta lihtsalt 2 läätse, pange need lähedale üksteisele, võtta need 2 ja vaata läbi mõlema. Mida sa näed. Ja pilt muutub selgeks ja loogiliseks arusaamaks. Kui sa kaameras sellesse punkti paned, siis ta võib-olla loeb sealt juba midagi välja. Aga antud hetkel on tõesti oluline see, et nad kas või silma järgi saaksid selle süsteemi endal tööle. Sest kui silmaga on paigas, siis kasuta kaamerat silma asemel ja töötab. Mis siin nagu sees on? Siin on pinna peal on nagu selline meie poole ulatuv kumerläätse ja siin sees mingi asi liigub ja lõpus on veel mingi asi. Ta võtab hästi palju valgust sisse, koondab selle pisikese täppi, et seda lugeda saaks. Nii et meil on vaja sama asja teha. Tuleks panna mingi hunnik luupe, vaatasime, meil on 3 alust, paneme 3 läätse siis tähendab. Kujutame ette, et seal lääts, paralleelselt kiired tulevad
murduvad läätses ja kõik kiired läbivad fookuskauguses olevat punkti. Teades seda, saame me panna läätsete süsteemi, nii et pärast kõiki läätseid läbides tuleb meil ilus kujutus. Pärast pikka otsimist on tudengite võistkond jõudnud õigele tulemusele väga lähedale. Et tahvelarvutiprogramm loeks QR-koodi, tuleb teha Kepleri teleskoop, mis koosneb 2 kumerläätsest. Esimene tekitab tõelise kujutise, teine on kui luup, mis seda kujutist suurendab. Läätsesid ei saa asetada suvaliselt, arvestama peab tõesti ka fookuskaugusega. Mina olen selline katsetajamees. Tiit Hendrik ja Markus Rene mõtlesid teooria poole peale. Oota. Midagi paberile tekitada ju. Ümber hea. Ossa. Nad on 3 läätse üksteise järgi asetamisega saanud paika ka mingisuguse teleskoobi. Ma vaatasin sinna sisse ja see tõesti, seal tekib väga selge, väga terav kujutis, aga ainult liiga pisikene. Äkki proovime seda lihtsalt kaugele. Vaata, mis saab. See läheb uduseks ju. Nüüd hoia. Mingil hetkel me lihtsalt vaatasime, et proovime 2 läätsega. Vaata seda. Kuule, see näeb päris üllatavalt lahe välja. Wow. Kurat, nii ere on. Meil on lahendus olemas. Nüüd on küsimus selles, et kas tahvelarvuti loeb selle välja. Tuvitab, kui kaugel teised on, aga ma ei ole ühtegi hõiskamist kuskilt kuulnud veel, nii et... Praegu mõlemal tiimil suurendatud pilt käes. Tudengitel on natukene suurem, gümnasistidel natukene väiksem. Midagi ei ole veel otsustatud. Ma panen selle tagasi, mis meil oli enne. Oleks vaja mingit ühte läätse vahele. Aga laual ei ole piisavalt statiive, et seda teha. Läätsede juurde panemise asemel võtke pigem ära. Tegelikult piisab vaid 2 läätsest. Põhimõtteliselt saab kujutist tekitada ka 3 läätse või veel enamate läätsedega. Kuid võib juhtuda, et konkreetse lahendusega ei õnnestus piisavalt suurt kujutist saada. Ta ei saa nii olla. Oota, ära tagasi. Tahvelarvutiprogramm juba näitab, et peaaegu saab aru sellest QR-koodist. Nüüd tuleb veel natukene peenhäälestust, et me näeksime tulemust. Sa saad ta kätte. Kõrguline. Miks see nüüd pagan tööle ei hakka? Nagu kaamera peal on see kood olemas, miks te seda välja ei loe nüüd? Kui nad nüüd vaid suudaksid vähendada objektilt tulevat valgust. Sigutik. Saad aru, meil oli terav pilt koos ju. Aga meil oli see liiga väike, me ei saa seda suureks kuidagi. Seni, kuni teise pool lõpetanud, on meil siiani võimalus. Nii, kui me paneksime siia ühe selle ette, mis põhimõtteliselt teravdaks seda pilti enne ja siis me vaataksime siit. Teravdavad meil need kõik 3 koos ju. Mõtlesime välja, kuidas vähendada valgushulka, mis tuli sinna kaamerasse, et see kood oleks kaamerale loetav. Tundub, et nagu on, aga ta ise fokusseerib sinna. Valmis! Nii, tudengid arvavad, et meil on valmis. Mis on QR-koodil kirjas? Palju õnne, olete võitnud selle ülesande. Just nimelt, palju õnne, olete võitnud selle ülesande. Aplaus. See pingutus väärib tõepoolest aplausi. Ma kartsin kogu võistluse käigus ja see võit tuli nii ootamatult. See tunne, et ei pea riskima saatest lahkumisega, on suurepärane. Mingi elukogemus kindlasti neile väikse eelis andis. Peaks ka väga teada, mis meil puudu ei. Kaarel, Tiit Hendrik ja Markus Rene. Teid ootab kiire lõppmäng. Välja ei tahaks kindlasti kukkuda. Minu jaoks on praegu suurim vastane Markus Rene. Ees seisab minu 5. toll. Mart, mis on tänane kiire lõppmäng? Teil on aega 2 minutit, et valida endale Entrumi noorte hulgast 5 abilist. Aeg läks! Täna on hästi põnev päev, sest kokku on tulnud 2 väga lahedat seltskonda. Eesti Energia konkurss Entrum koondab heade mõtetega ja ägedaid noori inimesi.
raketisaatesse tulevad kokku andekad noored, kes näevad oma tulevikku teaduses. Entrumi programmis on sama andekad noored, kes näevad oma tulevikku pigem äris. Ongi 5 juba või? Super! Tiimid on valitud, alustame võistlusega. Teil tuleb ehitada 1 meetri kõrgune platvorm. Võidavad mängijad, kes esimestena seisavad oma platvormil vähemalt 10 sekundit. Alustage! Mul on antud terve hunnik papptükke mõõtmetega 50 × 50 sentimeetrit. Nii, 1 meeter. Meil on mis asjad? Et sinna peal tuleb nii suur raskus saada ja see peab seal 10 sekundit püsima. Mingi väga hea konstruktsioon tuleb välja mõelda. Teeme siia mingi sisselõike, siia sisselõike. Ja põhimõtteliselt 2 sihukest seina ja siis teeme samamoodi nende peale. Võtame ka, kuhu me teeme 2 sisselõiget ja paneme need 2 tükki niimoodi siia peale. Palusin kõigil võtta hunnik plaate ning panna need üksteisega risti. Niimoodi, et see konstruktsioon oleks piisavalt stabiilne. Teeme nii, igaüks teeb 6 hunniku, kus on need vaheldumisi, ehk siis niimoodi ja siis niimoodi jooksevad need lüid. Kuidas on papp kõige tugevam? Kui ta on püsti. Jah, just, me peame vaatama soond. Nüüd võistlejad peavadki esimese asjana ära tabama, et kas risti või pikilainet peavad nad oma papitükid paigutama, et see kannaks nad. Papile annab tugevuse laineline kiht. Kui võistlejad jätavad lained horisontaalselt, võib papp murduda. Kui asetavad vertikaalselt ehk seisavad lainega risti, siis materjal kannab. Kui Kaarel ja Tiit-Henrik kaasavad kiirelt oma tiimi, siis Markus Rene puhul tundub, et ta tahab vist üksi ülesande ära lahendada. Ma pean esmalt idee välja mõtlema ja siis mõtlema, kuidas ma saan valitud noori ise ära kasutada. Oled sa õiget pidi lõikad? Mõelda seda soont? Ma peaks nagu siukse tapi moodi asja ehitama, kus siis ma lõikan sälgud sisse ja siis need sälgud panen omavahel kokku. Näe, mu põhimõte on see. Panen niimoodi kokku. On ju? Natukene kavalam oleks need sisselõiget teha sissepoole, siis on konstruktsioon tugevam. Ja samuti oleks mõistlik proovida 3-nurka. Ma valin 3-nurkse lahenduse just sellepärast, et 4-nurk võib minna ristkülikust röökkülikuks. Markus Rene leiab üles teibi ja teibiga saab palju kiiremini, sest lõigata saad ainult kihthaaval, aga teipide kokku saab palju rohkem tükke. Kuidas sa lõikad neid? 15 millimeetrit. Sai ainult lõigata, kuid lõikamiseks oli antud ainult 2 vahendit. Selle pealt 10 senti. Asi tundub väga kahtlane, aga ma ikkagi proovin, sest kaotada pole midagi. Kaarel soovib proovida. Teised võistlejad, jätke hetkeks esitamine pooleli, et saaksite Kaarlile kaasa elada. Nii. Jalad julmalt tudisevad all. 10, 9, 8, 7. Kaarli konstruktsioon võib kokku vajuda. 6, 5, 4. Teine korrus liigub järjest ääre poole. 3, 2, 1, aeg! See süsteem püsis koos täpselt 10,5 sekundit. Üli napikas. Palju õnne, Kaarel! Sina jätkad kindlalt saates. Tiit-Henrik ja Markus Rene. Nüüd, kumb teist kahest on kiirem, see jätkab saates. Nüüd on pinge haripunktis. Kõige rohkem näevaeva sellega, et teha sisselõiket lihtsalt võimalikult kiiresti ära, et need kokku panna. Markus Rene on kindlasti selles eduseisus, et ta on nii kogenud duellant. Ma saan selle kohe valmis, ma olen see teine edasipääseja. Soovin testida. Markus Rene soovib testida. Ma olen üpris kindel, et tema oma kukub kokku enne, kui 10 sekundit täis saab. Ta on väga kindel konstruktsioon.
see konstruktsioon töötab ja see kindlasti peab veel 8 sekundit edasi vastu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ma olen 5 parima hulgas. Olen endas pettunud, et ei suutnud paremat lahendust välja mõelda. Suurepärane! Tiit Hendrik, oled olnud tõeliselt vägev, oled teinud ägeda võistluse, aga kahjuks jääb tänane saade sulle viimaseks. Suur aplaus! Aitäh sulle! Oleme noore teadusestaari leidmisele üha lähemal. Meil on palju ülesandeid, et välja selgitada, millised on noorte põnevad lahendused ja kes neist tõepoolest väärib Rakett 69 peaauhinda. Kohtumiseni nädala pärast. Järgmisel korral on pinge kohe alguses laes, sest juba esimese ülesande võiduga saab üks mängija otse edasi. Ülejäänud 4 näitavad oma nutti mehaanikas ning tiimide lahendused erinevad üksteisest kui öö ja päev. Jan, Eerik ja Arnold Rein pole kogu võistluse vältel kordagi duelli sattunud. Kas nad suudavad ka sel korral lõppmängu vältida? Saade on andnud mulle hea meeskonnatöö kogemuse, mida tulevikus kindlasti vajan ning samuti ka arendanud loovat mõtlemist ülesannete ja probleemide lahendamisel. Selle aasta võistlejad on minu hinnangul tugevamad kui eales varem. See teeb võistluse väga pingeliseks, see teeb väljalangemised väga dramaatiliseks. Kellel neist õnnestub panna taskusse raketisaate auhind? Mul pole õrna aimugi. Teadustoimetaja Juhan Koppel selgitab tänaste ülesannete lahenduskäigud lahti Rakett 69 koduleheküljel. Võistlejate kohta leiate lisainfot meie Facebooki lehelt.